Peilisabats. Hei vlog, it's Jana Banana ja tänane video pole vlog, vaid nagu te vist kõik olete pealkirjast juba tähele pannud, osalen mina täna challenge'is. See tuleb siis selline outfit challenge, kus ma pean limiteeritud ajaga outfit valima vastavalt kategooriatele ja seda videot aitab mul filmida Rademar, kelle poodi ma saan minna ja kus ma saan siis outfit'e valida. Ma olen tegelikult juba pikalt tahtnud mingit sellist outfit'i challenge'it teha, aga kodus filmides ma nagu tean, mis mu riided on ja see poleks selline challenge ja ma ei saa lihtsalt suvakasse poodi minna ka, mul on luba vaja. Nii et aitäh Rademarile, kes aitab mul täna seda videot filmida ja ma mõtlesin, ma räägin siin praegu kodus olles natuke reeglitest ka, et see koha peal natuke lihtsamini läheks, aga põhimõtteliselt mulle antakse siis 4 erinevat kategooriat, me saame koha peal teada, mis need on. Ma pean igaks kategooriaks valima siis outfit'i ja mis selle challenge raskeks teeb, on see, et mul on iga outfit'i valimiseks ainult 1 minut, millest ma üritan võimalikult hästi kinni pidada, sest et asjad on mööda poodi natuke laiali, aga ma annan endast parima. Ma tahan siin veel öelda, ma loodan, et see pole saladus, ma loodan, mul lubatakse seda praegu öelda, aga kui te mäletate, siis eelmisel aastal mul oli Rademariga suur Back to School kampaania, kus siis minu pilte kasutati poodides ja välireklaamides nagu bussipeatustes igal pool. Lihtsalt linna peal laiali igal pool olid minu suured pildid ja see aasta me teeme seda jälle. Täna, kui ma seda videot filmin, kahjuks mu pilte veel poodides pole. See oleks nii lahe, kui oleks. Nii et jah, ma mõtlesin, ma jagan teiega enda suurt uudist, aga kui sulle meeldivad challenge'id, siis kindlasti anna selle videole thumbs up ja mina lähen Rademari ja hakkan outfit'e valima. Nii ma olen nüüd Rademari kohale jõudnud ja ma saan kohe ümbriku, kus ma näen enda esimest outfit challenge'it. Ma ei tea, mis kategooria see täpselt on ja nagu ma ennem ütlesin, on mul iga outfit'i valimiseks täpselt 1 minut. Ja kui ma selle lahti teen, läheb aeg käima. Ma tahaks kindlasti midagi mugavat, aga samas, et ta oleks piisavalt viisakas on ja. Ma arvan, et püksid lähevad. Siis võib-olla võiks seal dressikas on ja minna. Okei, ma arvan, ma valin riietest need. Nüüd mul on siia ruttuvalt tossud valida. Ma vaatan, et see läheb enam-vähem selle dressikaga kokku, ehk ma valin need tossud. Neist on kooli veel kotti vaja. Tahaks midagi roosat. Ma olen nende 2 vahel. Teate, ma arvan, et see läheb paremini. Vaja välja saada. Ja siis viimasena pudelid. Ma arvan, et see must pudel on väga hea. Ma arvan, mul on outfit olemas. Outfit 1 ehk siis kooli outfit on mul hetkel seljas ja mina olen sellega isiklikult ülirahul. Need püksid, ma ütlen ausalt ära, ma valisin need sihilikult, sest need olid mul pildistamisel seljas ja need on mu kõige lemmikumad sellised spordipüksid maailmas üldse. Need on mugavamad kui teksad, need istuvad nii hästi ja hästi high-waisted, mis mulle meeldib. Näitan seda T-shirti ka. See on ka selline casual, cute ja kui ta on cropped, siis need püksid täpselt katavad naba ja kõik asjad ära, et ei pea selle pärast muretsema. Ja see dressikas siin on neutraalne peale, kott on täpselt selline pop of color ja siis see roosa läheb täpselt selle roosaga kokku. Nagu ma ei suuda ära imestada, kui hästi ma selle outfit'i kokku panin ja muidugi siis üks joogipudel, et koolis ikka vett juua päeva peale, see on ülioluline. 10 pallipunkti süsteemis ma annaksin sellele outfit'ile siin 10, 10-10. Ütle sina mulle ka kommentaarides, mis sa sellele annaksid, kas sa kannaksid seda koolis ja ma ei taha seda sellest ära võtta, ma arvan, et see on mu kõige lemmikum. Ma pole isegi veel teisi proovinud, aga ma tean, see on mu kõige lemmikum. Nüüd mul tuleb teine kategooria. Ilmselgelt kohe ma tahan neid pükse. Siis võtta, mis siia peale sobiks ilusti. Näiteks see, on ju? Mingi rinnahoide kindlasti alla. Trenni kindlasti ka kotti vaja, kõik asjad sisse mahutada ja ma arvan, ma võtan selle, siis see läheb pükstega kokku. Ja nüüd saaks kindlasti juurde vaja ka trenni pudelit, sest muidu ma lihtsalt suren trennis ära, ausalt. Roosa ja lihtsalt see läheb kõik nii hästi kokku. Ja viimasena mul on vaja veel tosse. Mulle teha 2 vahel mul nüüd need, aga samas võib-olla mustad lähevad paremini kokku, aga suva nüüd on roosad, ma võtan need. Ja outfit on valmis! See on siis minu trenni või kehalise kasvatuse outfit. Need püksid on vist mu kõige lemmikumad trennipüksid.
mida ma olen kunagi aega proovinud, need on lihtsalt nii roosad, nii mugavad, suht high-waisted ja I love them, obviously. See bluus läheb ka minu meelest ülihästi sellega kokku, natukene neutraliseerib seda ülimat roosat siin. Ja siis need tossud, ma mõtlesin, võib-olla nad ei sobi siia hästi, aga minu meelest nad lähevad üllatavalt hästi isegi kokku. Ja see trennikott, see on küll ülisuur valitud, terve mu elu kõik lihtsalt mahub siia sisse ja see joogipudel ülikjut jälle läheb nii hästi kokku. Öelge mulle, mitu punkti te sellele outfitile annaksite. Kas ma võingi igale 10-10 anda? Okei, ma annan selle võib-olla 10-9, sest see bluus, see on lahe, aga ma tahaksin midagi heledamat peale, lihtsalt isiklikud eelistused. Aga öelge mulle seal kommentaarides palju punkte teie sellele annaksite ja kas te kannaksite seda kas siis trenni või koolis kehalises kasvatuses. Nüüd tuleb kolmas outfit. Ma olen millegipärast meeste osakonnas, ma ei tea, ma hakkan vist siit valima. Ja kategooria on kodu ja chill. Okei, täiuslik sellepärast kodus ongi mõnus, kui sul on laiad, mugavad asjad, meeste asjad on mulle vähemalt suuremad. Okei, see on nagu matching set, on ju, cute. Värvilisem särgimine. Ma olen praegu kahe vahel, kas võtta see sinine või punane. Öelda kommentaarides, mille teie pigem valiks, aga ma arvan, võtan selle. See natuke meenutab mulle Ariana Grandet. Ja nüüd meil on vaja veel midagi jalga äkki. Siin meil päris susse pole, aga plätud on põhimõtteliselt sama head kui sussid. Mulle meeldivad jällegi roosad, aga samas ma arvan, need oleks paremad. Aga samas mulle meeldivad roosad. Ma võtan need ja valmis. Okei, see koduoutfit oli üllatuslikul kombel kõige suurem challenge, sest et ma läksin meeste osakonda. See on mugav ja võib-olla mõne inimese stiil, aga mitte päris minu stiil. Ma sidusin selle tagant kinni, et ta natuke rohkem ümber oleks ja ma praegu panin selle dressika peale, et seda särki teile näidata. Aga ma panen vist sellega korra selga. Dressikaga mulle meeldib see natukene rohkem. Püksid võiksid natukene pikemad olla. Ma imestan, et need nii lühikesed on. Jalas mul on plätud, mis mul on siis põhimõtteliselt susside eest. Sellele outfitile annaksin mina 10-6, sest ma soovin, ma oleks näidiki naiste osakonda midagi värvilisemat võib-olla leidnud. Aga öelge mulle, kas te kannaksite seda kodus, ma nagu täiega kannaks, aga lihtsalt see pole päris minu stiil, aga noh, it's fine, see ongi challenge ja kõik ei saa olla päris minu stiil. Öelge mulle kommentaarides, mitu punkti teie annaksite ja kas te seda ise ka kodus kannaksite. Ja nüüd viimane kategooria ja selleks on sügis. Mu lemmik, mulle meeldib sügis palju rohkem kui suvi, by the way. Kindlasti on mingit jopet asja vaja. See on cute, aga see roosa, ma võtan selle jälle ja siis võtaks mingid basic püksid, need tunduvad sellised paksemad, mõnusad, mugavad ja mul oleks veel siia mingid dressikat äkki alla vaja, et seda natuke soojamaks teha. Must oleks päris hea, aga ma tahaks vist värvi, näiteks nagu tema. See siia alla. Nüüd mul oleks väga tosse, ma tahaks midagi tumedamat, sest et sügisel on ikkagi purine, mustade peal pole nii palju purine ja viimasena äkki mingi kott. Kui see oleks cute dressika pärast aga samas, tahad seda, sest et see on lahe ja ma arvan, et see on mu viimane outfit. See oranž dressikas, pluss siis need tossud ja see mustad püksid, see kõik on täiega Halloweenik ehk mega sügiselik ja samas mulle meeldib ka see roosa jakk siin peal. Täiega meeldib see jakk siit tagant, aga aus olles ma võib-olla ei kannaks neid koos, et ma kannaks neid mõlemaid, aga lihtsalt eraldi. Kott on ka lihtsalt ülikjut, piisavalt suur, et asju sisse mahutada, aga samas piisavalt väike, et mitte olla liiga raske, selline päris koolikott võib-olla. Aga niimoodi outfitine kokku pannes ma annaks sellele outfitile 10-st võib-olla 7, sest et lihtsalt oranž ja roosa koos pole võib-olla mu lemmikkombo, aga ütlege sina mulle allkommentaaris, mitu punkti sina mulle selle eest annaksid ja kas sa kannaksid seda. Ja see siin oligi mu viimane outfit.
too ragiseb nii väga, okei. Ignoreerime seda. Ma üritan mitte väga liikuda. Aga selline oli siis minu Rademari outfitide challenge. Öelge mul allkommentaarides, kuidas te arvate, et mul läks. Ja kindlasti öelge, milline oli teie kõige lemmikum outfit. Ma arvan, minu kõige lemmikum oli see kooli oma. See lihtsalt oli nii täiuslik. Ja also trenni oma oli väga hea. Aitäh Rademarile, kes aitas mul seda videot filmida. Ja teile siis teadmiseks, et varsti lähevad jälle minu pildid suurelt Rademari ülesse. Ja by the way, ma ei käinud Rademaris niisama riideid selga proovimas, sest ma valisin tegelikult ka teile ühe kooli outfiti välja. Ma annan lähiajal ühele teist selle lihtsalt niisama Instagramis ära, nii et kui sa ei follow mind veel Instagramis, siis kindlasti mine, sest kes ei taha ülicute'i Rademari Nike'i kooli outfiti. Tänases videos saab shoutouti Diana Banana fan_page, mis on siis üks mu fännilehtesid, kes postitas minu eelmisest videost selle screenshoti. Kui ka sina tahad saada minu järgmises videos shoutouti, siis lihtsalt screenshoti see video minust okei näoga ja ma tahaksin seda enda videos jagada, saate aru. Postita see kas enda Instagrami feedile või story'sse, kasuta kindlasti hashtagi Diana Banana uus video, et häägi mind ära ja sa peaksid kindlasti olema sellele kanalile ka subscribe itud ja mind Instagramis follow'ma, sest see shoutout on siiski minu suurimatele fännidele. Kui sulle meeldis see videos, kindlasti anna sellele thumbs up ja kui sul on mulle video requestis, kindlasti jäta need alla kommentaaridesse. Aitäh vaatamast, kindlasti subscribe seda kanalit ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.